Kristin sai uue auto. Meil on uus kämper nüüd. Normaalne buss. Suti suurem. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my phone. Nii, kava on ees, mida me täna teeme, kuhu lähme. Sõidame Göteborgi. See on Rootsi suuruselt teine linn. No isegi viisakalt riides. Mina vähemalt Naragneran ka täitsa viisakas. Ma olen siia kirjutanud, siin on Haaga linnaosa Munakivi tänavatega ja see kunagi oli esimene suburb Göteborgis, aga nüüd on City Center. Ja siis sõidame edasi Varbergi ja siis otsime kämpingukoha. See on Göteborgist mingi tunnike sõitu, aga kõige esimesena lähme Volvo muuseumisse. Ära seda unusta. Nii, et tänane päevaplaan on selline. Meil tuleb 2 linnapäeva järjest. Homme on Lund ja Malmö. 2 päeva saab viisakalt olla, edasi saab. Siis hakkame ülespoole tagasi minema. Saabusime lõpuks Volvo muuseumisse. Siin on siis juba kohe alguses mingid kidrad, särgid, värgid, aga ma tahaks ikkagi autosid näha. See on siis kõige esimene Volvo üldse. Sellega siuke äge lugu ka, et esimene auto, mis välja veeres, siis see sales manager läks sellega sõitma, aga see töötas ainult tagurpidi käiguga. Mähker. Kristin kurtis, et miks enam siukseid bussi ei tehta? Ilusaid. Et miks peavad kõik siuksed koledad olema? Puidust uksed, puidust raamid, suured pingid, siis kaardinad, asjad, särid, värgid, kõik. Näete, seal on ikka täitsa õige kämper. Niimoodi käis elu. 4 inimest mahtus sisse. Me praegu piinleme kahekesiselt. Ja me lõpetame oma muuseumi P1800-ga. Väga tore oli. Küpressi roheline. Päris äge muuseum oli. Ja väga suur. Ja, soovitame Ja ma tulla. sain tudengirahaga. Kristin sai tudengirahaga. Ühesõnaga, mulle meeldis. Väga äge, aga nüüd Göteborgi. Göteborgi. Sööma, jah? Tšau. Enne pastabaari juures ja selle Skansken Kroon on kõrval näed. Kroon on seal, siia peame pärast tagasi tulema 2,5 tunni pärast. Saime ennast pargitud kuhugi, me ei tea, 5 krooni eest, see oli nagu 50 senti, muidu oli 3 eurot tunnis, aga masin andis meile millegipärast odavamalt. Me ei tea, võib-olla mingi pühapäeva teema ikkagist. No aga see oli 24. Ühesõnaga väga keeruline oli, samamoodi nagu ka siia tulemine oli väga keeruline. Sa said kohe aru, et sa jõudsid suurlinna, sellepärast et GPS läks lolliks. Ei osanud enam teada, kus on katkised, kus on terved teed. Sõitsime üle silla, mis tõusis vahepeal ja nüüd me siin oleme Göteborgis. See on see Haaga linnaosa, kus on need vanad puitmajad. Alustame siis Göteborgi reisu. Kõht oli väga tühi. Õnneks joppasime mööda kõndima ühest mingist platsist. Ja siin oli mingi food truck ja söögikorrad on jällegist vastavad. Mina võtsin siis räpi eelduses, et see on natukene väiksem. Kristin võttis tutustega burgeri. See on miniburger, mingi beef, Philly beef. Ja jumal teatud, et me nacho ka kõrval võtsime. Göteborg pidi olema ka käside õllude poolest väga tuntud. Seega, kui me leiame, siis me proovime ka nendest haarata midagi. Siin on hästi palju üliõpilasi ilmselt selle peal. Tundub küll, jah. Ja hästi, päris suur ülikool oli siin. Jah, see on väga uhke. Mulle paras purks. Nii arvan. See oli küll hüva söök. Nüüd on kõht täis. Lähme järgmisest tänavast näiteks paremale. Ja lähme siis järgmisest tänavast paremale, sellepärast, et Kristinil pole mikrit sees ja me oma ette räägime. On? Mida sa ajad? Vabandust. Espresso haust näeb, palun väga. No kohe ei taha nüüd otsa. No mida? Millal siis? Siis kui näiteks hakkab äkki sadama. Kalakirik. See on otse tõlkes kalakirik, aga tegelikult on see kalaturg
ja seal üleval pidi olema restoran. Käisime kohvi ära võtmas Espresso House'ist, väikest sinnapann jälle on sees ja üks võttis vaniljelatte, teine võttis soolakaramellilatte. Suuruste vahel. Suurused on head. See on Kristini oma, see on minu oma. Nüüd lähme ronime selle sinna mäkke maha. Vaevalt. See mägi ei tundunud nüüd nii hull. Kus sa tead? Kristi, miks me teeme seda? Teist päeva järjest. Ma ei tea. Ronime mingid, trenni ka tegema. ronime mingid kuradi künkaid. Noh, kus su tagumlikku liha? Tagumlikud. Mul tagumlikud lihased. Kuule, sul on nii kõrgel alles. Jah. Oi. Kuramuse kohvi järjest. Noh, siuke vanaline vaadena. Mis siin ikka? Teile vist ei näidanud, aga siin on Toomkirik. Põhimõtteliselt sinna maani käisime. Edasi ka veel? Natuke edasi ka sealt. Ja siis tulime tagasi ja siis tulime siia poole. Ja siis keerasime siia. Võtsime ette oma viimase astme täna. Nii nagu tippu jõudmisega on, ainult üks tee on ja see on alla. Tule siia higise mehe juurde. Nii mõnus. Õnneks tuul puhub sealt sisse ja siit välja. Mingi kungs, ei kroon, mingi kroon. Mingi kroon oli. Oota, kohe ütlen. Mingi kroon. Kohe ütlen. See on Skansen Kronan. Skansen Kronan. Lämmal. Maandusime siis tänases ööbimiskohas kuskil sadamas. Siin on tegelikult küll silt, et pole siis otseselt lubatud ainult paadi omanikel. Aga nagu ka Park for Nightis kirjas oli, on silt, et tegelikult kämperid ja motorhoomid võivad siia ühele poole äärde veits panna ennast. Ehk siis õhtune jalutuskäik veel enne minu soovitud lebotamist. Ragnari unistus lihtsalt minuga reisil olles ei saa lebotada lihtsalt ja nüüd ta oli mingi Kristin, kas me täna võiksime palun lebotada? Tead, mis siin võivad olla või? Ussid. Ussid. Me nägime ennem, kuidas üks lind, ma ei tea, mis elukas ta oli, igal juhul vees oli. Hani või mingi asi ta oli. See ei olnud hani. Sõi ussi. Appi, see oli nii rõve, mul tuli siiamaani külma tal oli uss ambus. See siples seal. Siples seal ambus tal. Ja siis ta lõpuks neelas ta alla. Ambus noka vahel. Võttis pikuti ta sisse endasse. Aga tundus, et see pärast see ussike säbeles tal seal kurgus edasi veel. See oli väga fui. See kurk väga värises. See oli meeletumalt rõve. Aga noh, see on loodus. Mida sa tegid? Ma hakkasin kukkuma, sest ma olen ju matkajalatsetega. Mida ta teeb? Ma tahan ka tagasi saada. Ära kanguta seal. Linnalapsed. Lähme tagasi enne, kui see sild meil ära lõhutakse. Lähme kutsume need korrale. Linnalapsed. Räägib vend, kes tuli mingi matkarajale plätu. We got time on our side. We're in a state of home. Tere hommikust. Ma täna öösel ei pääsenud ka vihmast, aga õnneks ei olnud tuult. Aga selle tulemusel on meil siin hommikul on loik ukse taga. Oli meil ka jalamatt öösel lükatud bussi alla, et siis ei lähe märjaks. Aga sinna tekkis loik. See loik, mis siin ukse ees on, see jõudis ka bussi alla. Ja nüüd see matike on seal kivi peal. Kaalusime võimalust, et viskame ära selle mati. Aga siin ei ole prügikosti. Vaatasin ka täna eilseid klippe üle ja avastasime, et ei saanudki teada, mis me eile hommikul tegime. Kiire lugu oli see, et meil oli hommik. Me tõusime ja rääkisime, mis meil päevaplaan on. Meil käis rebane öösel, eile öösel siis, ei üleeile öösel. Ma vaatasin mingi tavaline koer jooksis, ma istusin seal, kus Kristjan istus. Mingi tavaline koer jooksis ringi, aga see oli rebane ja siis ta jäi mul akna kõrval seisma. Lasi junkari sinna maha ja jooksis minema. Siis me elasime selle junkariga. Teised vaatasid, et mingid imelikud inimesed lasevad endale ukse taha lihtsalt. Aga nagu te näete, meil käed tööd täis, seega sööme ära ja nagu ikka iga hommik meil siin juba. Ega siin pole siin uud midagi siin päikese all. Oleme saabunud, mis tundub mingi mini-ülikooli linn Lund.
vaidlesime Kristjaniga, et Eestis botaanikaaia saamiseks pead sa maksma ja siin arvas, et ta peab ka maksma. Ja ütlesin, et ei pea ja mis ta arvate, kellel õigus oli. Teeme väikse jalutuse botaanikaaaias ja siis vaatame, kuhu me edasi saame minna. Oi. Tšehhi vigurvantana. Taaliad. Ma ütlesin, et need on taaliad. Ma teadsin kohe, et taaliad. Sa räägid siin mingitest teistest lilledest. Uskumatu. Ennem nägime ühte väga erilist puud. Seda nimetatakse Eestis vist tammeks. Jaa. Vaat, seal on ilus maja. Mõtleks, et see maja on ilusam kui see aed. Võib-olla me oleme lihtsalt off-seasonil siin. No ilmselt küll, aga veits on nagu võssa ka kasvanud. No siin on okei veel. Seal ennem tagapool oli vapsee Aga see urtsik. võib-olla ongi nagu meelega siukse metsa kasvanud veel. Päästerõngas on. Vaata neid oranže ja vaata neid roosa ja kollasega. Need on taaliad, et sa Jaa. teaksid. Mitte, et maad ei jaks. Ma lihtsalt loen silte. Vaata seda. Okei, see on äge. Miks meil siukseid lilli pole? Emmel on vormsil. Tal pole nii ilusad. Mida? Tal on ka siuksed valged minu meelest. Vaata. Teeb pilte ja Ma saadan Emmele vaatamiseks, et ta kadestaks. ta näeks, milliseid lilli tal ei ole. Jah, ma kohe näitan. Vaata seda majana. Maja, vaata neid hortensiaid siin ees, need on nagu puud. Vaata seda. Need on kõrgemad kui sina. Siin isegi lõhnab. Jaa. Väga vahel. Ma lihtsalt teen ka, näed, no vaadake. Kui väike ta siin nende puude, ta on muidu ka väike. Aga siin puude vahel on eriti väike. Ta siin puude vahel on eriti väike. Võimas. Nii äge. Liikusime sealt botaanika eest ära, kuna see ei tundunud väga. Üks asi, millega Rootsi ei väsi üllatamast, on ikkagi need vanaaegsed majad, mis on kas korda tehtud, restaureeritud või lihtsalt uuena hoitud. Aga nagu näiteks, see on küll mingi vana maja, sest vaata, kui viltu ta juba on. Aga ikka on püsti. Vaata, kui ilusad prügikastid on. Saad jalaga lahti vajutada või? Ülinormaalne. Meil mingi pead seda lökast prügikasti mingi käega lahti tegema väga. Keset linna on lihtsalt siuke Rooma sobiv väärt. See on Toomkirik. Kahe torniga kirik. See on Toomkirik. See või? Jah. Sa otsisid Toomkirikut ja ma leidsin selle või? Sa leidsid selle, jah? Vaata, kui ägedalt see kivi on siukseks mustaks muutunud. See loob kuidagi väga sünge siukse võnke sellele kirikule. Ütleme nii, et Instaxi pildid on väga ägedad, aga vaadake, kui naljakad välja. Tulime praegu katedraali juurest pildistamast. Tegelikult me läksime sinna ühe korra tagasi, me olime juba tagasi teel. Siis me tahtsime sealt selle Instaxi pildi sealt saada, siis me jooksime sinna tagasi. Ja nüüd meil on 5 minutit aega, enne kui parkimine läbi saab. Kristin sai endale kohvi, mida ta tahtis. Mulle väga meeldis see linn. Peale selles kohviku teenindaja küsis mult, kas ma tahan hot või cold hazelnut lattet. Ma ütlesin talle hot ja siis ma sain ice latte. Oi, kui nunnud väiksed majad. On küll, aga ma ei tea, kuhu minema peame. No, kus sul see GPS on nüüd siis? Taskus. Taskus. Kõik on ilusti omal kohal. Ühtegi lisapaberit ei ole. Ei ole. Kuidas lund meeldis siis? Lund oli väga äge. Jah. Mina ka soovitaks siia tulla. Jah. Meil jäi natukene lühemaks see käik. Sest, et on vaja ka edasi liikuda. Let's go. Oma väikse bussi 2 juraka vahel, aga asfaltplatsil 25 eurot, elekter, dušš, vesi, pets, wifi ka põhimõtteliselt. Mul töötas Kristin töötanud. Natukene kaldus olema, aga sellepärast muretseme õhtul. Seega praegu oleme Malmös. Natukene tibutab, otsustasime, et lähme linna. Tunnike jalutamist, aga me võtsime, et võtame Bolti tõuksid. Lähme ümber nurga pidi neid päris palju ka olema. Ma ei tea, kui ümber nurga see tegelikult on, aga... Otsime tõuksid üles, paneme sinna turning torso peale, ehk siis selle kõveraks keerdunud mingi ehitise poole. Ja siis ma arvan, et sinna me jätame maha need tõuksid ja siis lähme sealt jala edasi.
et ilm on nagu on, aga me otsustasime, et praegu lähme siis käime linnas ära, sööme seal kuskil korralikumalt vahelduseks. 5-6 ajal lubas rohkem hakata sadama, loodetavasti me siis sööme. Ja siis tuleme siia tagasi ja siis juba püüame oma bussielu nautida ka. Aga seniks tõuksi otsingut. See on siis see keerlev ülakeha. Algselt oli meie plaan, jätame siia, lähme jala edasi siit. Aga praegu tundub, et see vist ei mängi välja vist. Et noh, torn on nähtud, aga nüüd peame linna poole edasi sõitma. Seega põrutame edasi. Jõudsime kesklinna, jõudsime sööma. Aga kuidas me siia jõudsime, see oli päris omaette seiklus. Võtsime Bolti tõuksi. Algus tundus tore, siis vahepeal tulid mingid kohad, kus oli mingi slow. Siis sõitsid 5-ga, lihtsalt kõik koerad olid sust ka kiirevad. Low speed zone, siis vahepeal mul tuli no go zone. Ja siis lõppes üldse ära. Asjad ei sõitnud edasi. Nüüd me ei saanud aru, mis viga on. Siis võtsime äppi lahti, siis nägime, et me olime ületanud selle maksimaalse aja, mis selle Bolti tõuksiga sõita saab. Siis me pidime uuesti võtma lihtsalt. Ma meeldib, et mõlemal on jalad on põlvedest alates märjad, sellepärast, et jope oli seljas mul nagu juba üle hakkavad põlvede. kuivama. Pandi ka gaasipõleti juurde. Või noh, siin on iga laua juures nüüd. Jah, ma siin kuivatan oma jopet. Aga jah, me siin kuivatame jopet kumbki. Aga kuna see on meie niisugune kallim õhtusöök täna või nagu kulukam õhtusöök, siis me mõtleme, et äkki naudime täna. Teiega näeme siis pärast, kui me bussis oleme või kui me bussi hakkame jääma. Tšau! Söögid sees, joogid sees. Peame natukene maha jalutada enne kui... 72 eurot vaesemad. Me saime sööma, kus oli gaasilamp, kus me kuivatsime oma riided. Kõik riided said täiesti kuivaks. Uskumatu. Nüüd me palletame, et seda uut vihma ei tuleks, et me püsiks ka kuivana. Jaas, kuiv! Filmime nagu seda mingit maailma ime, vaata. See basic turistid, vaata. Näete? 3 lõtsaga, 2 lõtsaga, 3 osaline. Nagu see, Martikas. Siin üks mees püüdis kala teisel pool silda. Nägin, oma silmaga nägin. Ei tea, mis kala sa siit kesklinnast kah saad või mis sa teed selle kalaga. Ühesõnaga, see siin on Malmöhus ja see tähistab seda, et me põhimõtteliselt oleme enamus peaaegu kõik Malmö vaatamisväärsused ära vaadanud. Vahepeal on tibutanud vahelduva eduga. Oota. Ja Kristin on suutnud mingi 3 korda seda vihmavarju lahti. Et ma ei lase ennast märjaks minna enam, muidu pean kuivatama seal bussis. Aga loodetavasti äkki jõuame ikkagi kuivalt sinna bussi tagasi. Millest me räägime, noh? Siin on see slow speed zone. Aga miskipärast Kristin veeres kaugemale. Mul on tunne, et mul tuleb kohe see turbo sisse. Samuti me võistleme pilvedega. Seal on hele, kus me minema peame, aga meil taga on üpriski tume ja seal on ka tume. Aga see low speed praegu ei aita üldse veid kaasa. Kas me saame kiirusi sisse? Ei tea. Vaatame. Kuule, ma jään vaps see seisma juba. Oh. No. Kristin. Me ei jõudnud. Ikka saime värjaks. Korraks, nii palju sisse jõudsime, korraks tuli kohe ilge lahmakas, aga nüüd tundub, et on jälle rahulikum. Täna õhtul me siin enam ei söö, ainult näksime. Magutsat. Meil on pilari komme. Vaadake seda. Kõik on kadunud. Mingi vana ehitab bussi neil siin korra. Tal on vähe sitemini läinud. Meie saame ikka suveks valmis. Vaatame, kas täna läheb paremini. Ma enne panin siit hinda, aga mida? Ta võtab aega. No, aga me vaatame.